Tere, mina olen Heivika. Mul on hea meel sind näha siin saalis ja mul on hea meel, et sa oled seal kaamera taga oma kodus või seadme taga ja kuulad meid täna siin. Mul on hea meel, kui sa oled see, kes vaatab järgi seda, et sa kuuled seda, mida Jumal tahab sulle täna ütelda. Mina olen siis Heivika Aasamets-Ainla. Minu abikaasa on Paavo-Peeter Ainla. Me oleme abielus olnud 21 aastat. Jumal on kinkinud meile 2 imelist poega, Miikali ja Gabrieli. Me kutsume neid Mikuks ja Käbiks. Käbi on G-ga. Septembri lõpus saab Gabriel 16-aastaseks. Selle aasta oktoobris, 25. oktoobril oleks Miikal saanud 21-aastaseks. Miikali elu jäi siin maailmas lühikeseks. Ta suri 17-aastaselt. 2 kuud enne 18-aastaseks saamisest. Ta ootas väga seda aega. Ta ootas aega, kui ta saab 18-aastaseks. Ta tegi juhilube, et minna roadtripile venna ja sõpradega. Ta unistas reisimisest. Ta unistas iseseisvast elust. Ta unistas karjäärist saada režissööriks. Ta unistas heast abikaasast ja lastest. Ta unistas, me veel tegime nalja kunagi, et ta ütles, et emme, sa oleksid kindlasti selline vanaema, nagu sinu ema on, et hellitad mu lapsed ära. Et ma ütlen, et ära anna kommi ja sa ikka annad või ära anna nii palju taskuraha, et nad peavad rahaga hakkama saama, ikka annad. Ja meil oli nii lõbus seda unistada. Aga kahjuks need unistused ei saanud teoks. Neid unistusi me igatseme ja mõtleme, kuidas oleks elu olnud, kui Miku oleks elus. See lein on raske, lapse lein on raske. See lein, me leiname elu, mida koos temaga ei tule. Ma tahaks seda kallistada, temaga rääkida, kuuldada häält, aga ei saa. Mõtlesin olles ise veel noor ema 20-ndates, et kui Miikal on 21, olen mina 42. Ise veel olles nii noor, aga nii suured lapsed juba. Ma ei oleks kunagi arvanud, et siis on juba 3 aastat mööda sellest, kui Miikal ei ole enam. Lein ja igatsus on kohutav. Ilma Jumala püha vaimuta, lohutaja vaimuta ei kujutaks seda ettegi. Jeesus ütleb, ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti, Johannese 14:16. Ja ma tunnen Jumala lohutust. Mõtlen ikka, et kuidas see sinnani jõudis. Tal oli armastav, hoolitsev perekond. Tegime kõik, et lastel hea oleks. Ja tal olid toredad sõbrad. Ta oli andekas, hea huumoriga, tark, populaarne. Ta oli päästetud. Vanemad olid kristlased. Ei mingit traumat, millest oleks depressioon välja kujunenud. Ma ei oska kindlat sündmust öelda, kust kõik alguse sai. Kuid depressioon võib tulla igasse perekonda. See on saatana rünnak. Inimene ise on ka segaduses, et mis minuga on, Miikal oli samamoodi, mis minuga on. Kõik on super, aga ma tunnen neid tundeid. Mikule küll kunagi ei diagnoositud depressiooni, kuid tagantjärgi saime teada, et tal oli tõenäoliselt 4. astme depressioon ja naeratav depressioon. Naeratav depressioon on see, kui inimene saab hakkama, on rõõmus, teeb nalja, saab oma sotsiaalse eluga hakkama, aga ta sees on väga tugev äng. Ja see kulmineerus 4 aastaga tõenäoliselt tagantjärgi mõeldes. Mõtlen ikka, et äkki oleks varem võinud märgata ja rohkem abi otsida. Aga me tegime nende andmetega, mis meil oli kõik. Aga vabandust.
et oleks võinud rohkem abi otsida. Aga see haigus on salakaval ja jäi nagu mulje, et see on teismea heitlus. Aga kui märkasime mingi hetk, et tema kehal on lõikumise kriipsud, mida ta püüdis varjata, ütles ta mulle, et need ei ole midagi. Aga kui me pinnisime, siis ta ütles, et mu sees on väga suur valujäng ja ma püüan füüsilise valuga seda leevendada. Otsisime abi psühholoogidelt, palvetasime vahelduva eduga, ta läks paremaks, siis enam ei käinud psühholoogi juures, siis poole aasta pärast jälle läks halvemaks. Ja mingi hetk jälle otsisime abi ja siis läks paremaks. Ja siis 2018. aastal tuli suvi. Ta kevadel tutvus uue tüdruksõbraga. Ta oli väga armunud. Aga suvel tekkisid riiud, uued lõikumised. Tagantjärgi saime teada, et olid nii ärevuse hood kui ka paanikahood pea iga öö. Püüdsime abi saada perearstilt, kes kirjutas välja ravimid, kuid kahjuks me ei teadnud, et ravimid võivad suitsiidiohtu suurendada. Me ei teadnud, et ta on üldse suitsiidne. Sest üks psühholoog ütles ka, et need, kes lõiguvad, ei ole suitsiidsed. Aga me vist saime valesti aru ja see võttis meil valvsuse maha. Üks asi viis teiseni, valed käitumised, tüdrukuga tülitsemised, tunded, et ta mõttetu mees, ta pole piisav, lootusetus, ilma temata on teistel parem, et ta on koorem, tüdruk ei taha enam temaga koos olla, hirm, et läheb lahku, paanikahood, ärevus, kõik see kokku ja valel ajal vales kohas viisite tema lõpuni siin maa peal. Nii lõpliku lõpuni viisid olukorrad, mis oleksid olnud ületatavad, oleksid möödunud, nendest oleks üle saanud. Jumal oleks saanud teda aidata. Aga see oli suur saatana vale, mis ta rääkis Miikalile. Ta rääkis Miikalile, et ta pole piisav, et ta on koorem, et temaga on midagi valesti, et keegi ei saa teda aidata, et sisemist valu leevenda selle ja sellega. Keegi ei armasta sind, sa oled üksi, sa ei kuulu siia maailma. Vaata, kuidas kõik teised on rõõmsad ja õnnelikud. Sa ei saa kunagi terveks, sa ei suuda kunagi rõõmu tunda. Sa tahad surra. Ja nii edasi. Aga tea, kui sinul on need sundmõtted peas täna, siis Jumal saab sind aidata. Jumal saab sind aidata. Ta saab su terveks teha. Sest Jumala sõna ütleb ka, meil ei tule võidelda inimestega, vaid meelevaldade võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaluste vaimudega. Kui sa ei suuda uskuda ime, et Jumal teeb kohe sind terveks, siis palveta, et sa saaks hea psühholoogi või hea inimese abi. Jumal tahab aidata sul näha kaugemale sellest olukorrast, mis võib hetkel tunduda täiesti lootusetuna. Jumal ütleb sulle läbi Piibli, ära karda, sest mina olen sinuga, ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega. Jesaja 41:10. Julgustan sind palvetama ja rääkima Jumalale oma raskusest, sest Piibel, Jumala sõna kutsub sind seda tegema. Heitke kõik oma mured tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. 1. Peetruse 5:7. Jumal tahab anda sulle lootust. Ta sõna ütleb, vaata, mina teen hoopis uut, see juba tärkab. Kas te ei märka? Mida teed kõrbesse tee, tühjale maale jõed? Jesaja 43:19. Ning ta ütleb ka, sest mina tunnen mõtteid, mida ma teie pärast mõlgutan. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Jumal ei ole keegi kaudne ja iidne, vaid töötab meie eludes ka tänapäeval, sinu elus just nüüd. Kui tunned end üksiku, väärtusetu ja läbikukkununa, tahab Jumal sind julgustada.
tuletades meelde tõde, et tema silmis, kes sind on loonud, oled sa kirjeldamatult palju väärt. Üks viis, kuidas Jumal saab neid asju sulle öelda, on selle kaudu, kui püüad lugeda piiblit ja mõtiskleda loetu üle. Kui sinu peas on täna need sundmõtted, mis ütlevad sulle, mis näevad sind ja ütlevad sulle neid asju, mida sa ei ole, mida ma enne ette lugesin, siis tea, et sa saad neile vastu panna. Sa saad ennast õnnistada, üteldes hoopis, ma olen piisav. Ma ei ole koorem. Mind saab Jumal ja tema läbi teised inimesed aidata. Lõikumine ei aita, Jumal aitab. Jumal armastab mind. Mu vanemad, mu sõbrad armastavad mind. Ma ei ole üksi, Jumal on minu kõrval. Ma kuulun siia maailma teiste inimeste juurde. Ja ütled, ma ei taha surra. Ma tahan elada, sest Jumal on pannud mind siia maa peale. Hakka vastu nendele mõtetele, need ei ole sinu mõtted, need on saatana rünnak. Sest Jumala sõna, nagu ma enne ütlesin ka, ütleb, sest mina tunnen mõtteid, mida maa teie pärast mõlgutab, ütleb Issand, taeva ja maa looja. Need on rahu, mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tuleviku lootust. Vau! Ma oleks tahtnud, et keegi oleks Miikalile nii rääkinud. Jah, keegi, sest mina rääkisin, aga vahel lapsed ei usu vanemaid, ei kuula vanemaid. Nad ei taha neid muretsema panna, nad ei taha neile koormaks olla, kuigi see on meie eesõigus olla ja kanda teie koormaid. Hullem on see, kui me näeme, et lapsega on midagi valesti, aga me ei saa aidata. Me palvetame, aga ta ei võta vastu. Aga kui sina täna heitled selliste mõtetega, sellise sisemise valuga, siis tea, ja kui sul on mõtteid, et sa tahad siit elust lahkuda, ja sul on praegult see otsus tehtud, siis ma ütlen, et helista 112 ja räägi neile see lugu ära. Nad tulevad, aitavad sind päriselt ka. Sa pead elama. Päriselt. Tea, et kui üks ei mõista asja tõsidust, siis otsi mõni teine, näiteks koolipsühholoog. Räägi inimestele, mis su sees toimub. Elust lahkumine ei ole võimalus. Jumal, su peresõbrad, maailm tahavad, et sa elaks nii palju. Nii palju on juba kaotatud elusid, noori elusid, kaotatud unistusi. Sa ei tohi olla järgmine. Helista täna siia palveliinile ka. Nemad saavad võtta palvesoovi, palvetame sinu pärast täna siin. Samuti võid otsida peaasi.ee lehel, on olemas need abitelefonid ja sa saad sealt abi, kui sul on tõesti sellised tugevad mured ja sul ei ole kellelegi rääkida, siis tõesti otsi abi. Ja neile, kes on kuulajad, kellele noor tuleb rääkima sellistest asjadest, siis kuulake päriselt, võtke tõsiselt. See ei ole tähelepanu norimine, see on päris mure. Oleme valguseks, naeratame, oleme lahked võõrale. Näe viha taga ka, et seal on tegelik valu ja haiget saamine. Õnnistame inimesi. Ütleme neile hästi. Aitäh teile!